kui sa peaksid nüüd üles lugema, kas või niiviisi kohe, mis esimese asjana meelde tuleb, siis selle laua taga ja sellel toolil, kui palju teesid on projekteeritud? No selle laua väga vähe, eks ole, mul harilikult ikka olen büroodes. Aga nüüd viimasel ajal ma ei jõua lihtsalt nii palju seal teha, eks ole, siis ma nädal lõpul teen siin ja siis ma ikka plaanid ja asjad saab pandud sinna selle laua peale. No toolist ma ei tea, need toolid on vanad toolid, need on. Mis on need tööd, millega sa praegu tegeled veel? No see, mis ma pean nüüd reede õhtaks valmis saama, on Adelaide'is ja see on ühe Adelaide kiirtee dupleerimine, on niisugune sõna võib-olla, mis on peaaegu 19 kilomeetrit pikk ja kuni 4 liini lai, 20 meetrit lai. Ja siis võimalusi on ju teid teha igat moodi, bitumendiga ja asfaldiga ja kruusaga ja muidugi betooniga. Ja siis see, mis ma nüüd praegu olen välja töötanud, on see, et võrrelda kõigepealt, palju maksab, palju see ehitamine peaks maksma ja mul on 7 variatsiooni seda, kuidas seda võiks ehitada, seda pavementi, eks ole. Ja siis sa töötad, järgmine asi, sa töötad välja, kui palju see hooldus peaks maksma, võiks maksma minna 40 aasta jooksul. Ja mis on vaja teha, mitte ainult hooldus, aga 40 aasta jooksul tuleb teatud suuremad parandusi ka teha. Ja siis seal on üks juba ette nähtud umbes, et sa tead, mis asja peaks 10 aasta pärast tegema ja 15 aasta pärast ja nii edasi. Siis sa pead välja töötama need, et palju need maksma lähevad. Ja siis et seda asja veel huvitavaks teha, siis muidugi sa mitte ei ütle, et tänastes dollarites või selle tänase kursi järgi see maksab nii mitu miljonit. Klient ütleb, et arvestage niiviisi, et kui ma selle raha praegu panen, ütleme 5% või 6%, mis mul 40 aastaga vaja on, arvestage nii siis, et palju ma siis kõigepealt pean sisse panema, et ma iga aasta saan selle raha sealt välja võtta, mis vaja on. Ja see on võrdlemisi komplitseeritud. Mitte palju inimesi ei ole seda püsivust üldse, et niisugust asja ette võtta. Et lihtsale inimesele anda ettekujutust ikkagi, kui komplitseeritud on ühe maantee ehitamine, et kas sa lihtsalt lühidalt saaksid loetleda, et kui palju seal kihte on, et tavaline inimene auto taga näeb ju ainult seda kõige pealmist koort, aga kui mitu kihti laias laastus seal all on? No see on umbes sama, nagu ütleme teie talvel, eks ole, sa paned mitu kihti riideid selga, keegi ei näe, mis sul all on, see viimane on see, mis välja paistab, eks ole. Ja kui selle viimasel on augud sees, siis vaatada ja öeldakse kohe, et vaata niisugune sell siia on. Näiteks betoon on põhimõtteliselt ainult 2 kihti, seal on üks nõrgem betoon on all, mis on 150 centimeetrit alati ja siis seal üleval on see, mille peal see jõubetoon, mis kannab seda liikluse raskusi. Muidugi seal igasugused asjad pannakse vahele, et need peavad nii olema, et nad saavad oma ette liikuda, et mitte, et kui alumisel läheb pragu sisse, et siis see pragu ei tule üles ka välja ja siis on, aga asfalditeedel on jälle rohkem neid kihtisi, eks ole. Ja muidugi asfaltteedega on see palju raskem, kui juba vesi sisse läheb, ta kuskilt peab välja saama, eks ole. Ja nagu ütleme, see Eestis näiteks peaks olema, on killustik just sellepärast, et kui vesi sisse läheb, et seal on küllalt ruumi sellel paisuda, kui ta jäätab, et ta mitte ei hakka lõhkuma, eks ole. Aga
vesi, mis jääb ainult sinna peale asfaldi sisse ja asfaldil on umbes 4-5% voids, auk, tühikuid. See ju, nii kui ta jäätab, ta paisub ja ta kohe lükkab selle üles, eks ole. Ja siis nii need augud tulevad, inglise keeles potholes, eks ole. Üks sinu viimaseid ja ütleme maailmas unikaalsemaid suuri töid on see 40 kilomeetrit monoliitset betoonteed. Aga lihtne inimene küsib, et aga miks see hea on, et see tee, see pikk tee 40 kilomeetrit on ühes terves tükis? No ta hea on sellepärast, on lihtsam teha ja odavam teha muidugi, eks ole. On või? No jah, sa hakkad ühest otsast peale suruda. Aga näiteks betoonil peavad olema ankrud iga silla juures sees, et kui see tee nüüd paisub, et ta mitte ei lükka seda silda edasi. Ja samuti siis on selle silla ja tee vahel on, mis kutsutakse expansion joint või et nad saavad niiviisi liikuda, et nad ühteteist ei sega, kui nad soojusega paisuvad või kokku tõmbavad külmusega ja nii edasi. Ja nüüd see nõks oli siis niiviisi, et ega see ikka akadeemikud töötasid välja, see oli minu idee ja minu research oli see, et kui sul on üks tee, et kui palju sellest, kui selle ots ei ole kinni pandud, et ega siis see 40 kilomeetrit ei paisu ja ei suru seda lahtist otsa edasi. Just, siis ju liiguks see meetrite või isegi kümnete meetrite kaupa. Täpselt. Ja siis see, mis me tegime aastaid tagasi, 15 aastat tagasi, ja tuli niiviisi välja, et see umbes on 150, viimane 150 meetrit on, mis liigub. Ülejäänud see tee raskus ja friction. Hõõrdumine. Seal on küllalt seda, et ta ei lase seda paisuda. Ja siis see arvestus on 150 meetri peale. See oli see esimene nõks, mida keegi ei olnud teadnud, et kuidas sa arvestama hakkad. Kuramus küll 40 kilomeetrit. Ja näiteks isegi 150 meetri peale ta siiski võib paisuda kuni 10 sentimeetrit. Ja siis sa pead töötama välja, kuidas moodi sa need asjad kokku paned, nii et see ei suru ühte silda ega sild teist, eks ole, ja seal on niisugune, see ei ole ikka, nii kui ma tegin nalja, et hakkad ühest otsast peale, niisugused meetrised viimased valamised, kinnipanemise valamised tehakse ära, kui liikumine on ju veel ära käinud, siis paned sumaki betooni sisse ja paned selle kinni, eks ole. Aga väga lihtsalt öeldes, siis see põhiline eelis, mis on sellisel suurel monoliitsel betoonteel, on see, et ta ei mängi nii palju külma ja kuuma. Ta mängib, eelis võrreldes tavalise teega. Ta mängib siiski, aga ta on niiviisi välja töötatud, et peened praod on, kohe saab arvestada, et umbes meetri kuni 2 või 3 meetri peal on, et sa tahad, et niisugune peenike pragu tuleb sisse. Pragu, mis on alla 1 millimeetri, ei lase vett läbi. Ja siis see liikumine, mis juhtub, see paisumine võiks ole, need peened praod võtavad selle oma vahel nagu vastu, eks ole. Ja muidugi seal on, sees on ikka kõva need suured stressid, et seda liikumist ära hoida. Miks ei tehtud näiteks, ma ei tea, 50 kilomeetrit seda teed või 60, et mis see nagu lagi on? Ei, see oli üks eelviimane jupp sellest Sydney Ring Road, eks ole, mis ma näitasin. Ja see jupp, mis oli puudu, oli 40 kilomeetrit. Oleks ta 50, oleks ta 50. Nii et põhimõtteliselt ei ole lage, et seda samas
monoliitset teed võib teha. Tallinnast Tartu. Oleks see hea idee, nii pikk? Aga siis ta peab olema muidugi raudbetoon. Seepärast see raud pannakse betooni sisse mitte tugevuse jaoks, aga see raud saab niiviisi, et kui ta hakkab mõranema või selle cracks raud paisumise või kokkutõmbamisega see raud hoiab selle kinni, et ta ei lase teda liikuda palju. Ja siis kõik need surved ja asjad, need jäävad sinna sisse. Ja see niisugune tee peab olema siiski, mis kutsutakse raudbetoon, eks ole. Sul oli üks huvitav näide sellest metallist, sellest armatuurrauast, vanast sillast. Kus see sul on siin kuskil? Laua all seal vist? Ahaa, okei. No nüüd sel ajal muidugi see on armatuur ja see on üks teistmoodi ehituse tehnika, aga see on see Boringa Express, mis on 43 aastat vana. Ja sellel on niisugune armatuur pandi sisse just et hoida kinni neid, et need praod ei saa suuremaks minna. Ja see plaanimine või disain oli 40 aasta peale. No ja nüüd me siis võtsime sealt jupid välja ja vaatasime, tahtsime näha, et mis seal juhtus. Et kuidas tervis on sellel mõttes? Kuidas tervis on. Ja 2 asja juhtus. See tee sai tehtud 17 megapaskali, mis on võrdlemisi nõrk betoon. 43 aastat hiljem see sama oli tõusnud üles 55 peale, mis on väga, väga kõva. Ja see, just see, et kui mida nõrgem, mida vähem sementi sees on, seda vähem ta paisub ja tõmbab kokku ja vähem santsu on, et ta mõraneks. Igal juhul, selle me tegime huvi pärast seda, et kui siin peal oli nüüd üks puuk, eks ole. Ja muidugi puugi kaudu saab vesi ikka kuidagi sisse, olgu kui hästi sa taha proovid teda kinni panna millegiga. Ja see näitab nüüd, kui palju siin oli seda roostetamist selle aja jooksul. 43 aasta jooksul. 43 aasta. Ja see on üks juba, aga kui me võtsime ikka mitu tükki, nii et umbes 30% sellest pinda, selle traadi, mitte läbimõõd, pinda, area. Ja pindalast. 30% oli olnud. Nii et kui sa oleks nüüd üks niisugune hüpokritik, siis sa ütleks, no mis te siis nii jämedad panite, oleks võinud ju väiksemad olla. Aga kui sa arvestad 40 aasta peale, see ei tähenda, et see tee peab 40 aasta peale kokku kukkuma. See on lihtsalt üks arvestuse võimalus, et sa siis võrdled neid, ükskõik mis moodi sa selle tee kokku paned seal, eks ole. Et sa saad võrrelda ühe aja vahemiku peal, eks ole. Nii et see metall praegu, mis te sealt välja võtsite, näitab, kui hästi see tegelikult ajale vastu pani. Jah. Et see on imehästi säilinud. No ma näitasin. Arvestades asjaolusid. Ja siis kui me käisime seal, ma näitasin, et vaadake nüüd hoolega, kas te kuskil näete ühte pragu. Aga õnneks teil olid prillid tõuksed, mis ei võta nii kaugele ja ei näinud ka ühtegi pragu. Aga see ei tähenda veel seda, et tee peab siis, kui sa 40 aasta peale disainid või projekteerid, see, et ta siis nüüd võib kokku, see on teine asi. Tavainimene sõidab mööda teed ja arvab, et mis seal siis nüüd nii väga erilist on teha, eks ju, et sileda maa peale paned lihtsalt kas asfalti või betooni maha, aga on palju nippe nagu igasuguses töös. Minu jaoks oli üllatus, et kui sa silmaga vaatad, et tee on sirge ja sile, siis ta tegelikult ei ole päris sile. Need tehakse õige pisikese kalde all. Miks? No see kalle on 3%. Ja 2 asja juhtub. Üks on see, et kuigi see tee oleks täitsa horisontaalne, et vesi ikka jookseks ära sealt pealt, eks ole. Et ta ja lompidesse. Aga teine on see ka, et autosõiduks autodel on esimesed rattad nõks keeratud selle kalde vasta. Nii et auto ei taha kunagi sealt tee pealt ära joosta, vaid ta just hoiab ennast selle kalde peal ilma, et sa ise pead midagi tegema.
ehk lihtsam on juhtida. No lihtsam juhtida ka. Ja kui tihtipeale on siin maal, me oleme vaadanud, kui näiteks tee vajub millegi pärast, kas ta on pehme maa peal või soo peal või, ja eriti kui ta vajub nii, et see Kalle läheb rohkem 3% ja on kohti, kus ta on üle 10 olnud ja siis tuleb jälle tagasi, eks ole. Ja eriti suured veoautod, sa näed kohe, kus ta sõidab sealt niisuguse kaarega nagu sellest kohast üle. Mõned sõidavad kaarega nii, et ei saa tagasigi, eks ole. Ja see on väga tähtis. Ja see on see, mis kutsutakse wheel alignment. Ega ta ei ole palju, aga ta on, ma ei tea, väga võib-olla 1 kraad võib-olla või veel väiksem. Aga just nii palju, et ta hoiab selle vastu. Ehk siis see on, auto püsib paremini teel. Ja võtab selle juhtimise raskuse ära.